nüüd hüüame kõik hei, sest käes on suveaeg ja koos meil olla õnnelik ei ole mingi vaev. Nüüd hüüame kõik hei, sest käes on suveaeg, head uudised ning päikene ja jäägi kestma aeg. See on TV3 uudiste uhiuus tunnuslaul. Haarava ja rütmika loo autor on ansambel Lõõtsavägilased. Nüüd hüüame kõik hei, hei, sest käes on suveaeg ja koos meil olla õnnelik ei ole mingi vaev. Tegelikult sai see siis niimoodi üldse alguse, et ma juhuslikult olen ise TV3 uudiste helirežissöör ka, et tegelikult juba eelmine aasta meie uudistejuht Liina Kanarpik siis ütles, et Lõõtsavägilased võiksid loo teha, aga nagu me teame, muusikutel kõigil ju hästi kiire, eelmine aasta lihtsalt ei jõudnud. Seekord oli kaval, võttis meiega 6 aega varem ühendust ja siis saime hakata vaikselt pusima ja siin me nüüd täna oleme. Ansambel Lõõtsavägilased sündis aastal 2014, kui legendaarse bändi Untsakat solist ja Karksinuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp märkas oma muusikakoolis energiat täis ja osavaid pillimehi. Õige pea kutsus Põldsepp 3 teismelist kokku ja küsis, kas mehehakatised bändi tahavad teha. Nii sündisidki Lõõtsavägilased. Korduvalt kontserdisaale välja müünud Lõõtsavägilased teevad rahvuslikku folkmuusikat. Üks nende tuntuim hitt on Kui mina ükskord noore seas. Ja kui mina ükskord noore seas võtsin vana naise ja kui mina ükskord noore seas võtsin vana naise, siis ta kurjalt kiusas mind ühest päevast teise, siis ta kurjalt kiusas mind ühest päevast teise. Noored mehed tuhnivad väga palju arhiivis ja otsivad unustuse hõlma vajunud rahvaviise. Ka TV3 uudiste tunnusmuusika sündis tegelikkuses ammu. Lugu sündis juba varastel 90-ndatel, kusagil seal keskel tegelikult. Ja see oli üks tellimuslugu. Sõnad tegi talle tookord siis Jaan Tätte ja mina tegin talle sükse viisi peale, kuna meil tookord oli süke Iiri folk-punk vaimustusse ansamblist või Pokes ja Shane McGowanist. Siis kuidagi läks see nagu natuke hiirilikuks. Päris ikkagi aastakümneid hiljem isegi tellitud seda lugu, aga me pole kunagi mängida osanud. Ja nüüd siis tuli siuke harukordne võimalus, et võtsime sahtli põhjast siis ühe loo ja panime sellele toreda uued sõnad juurde ja nii sai siis uue elukaare see lugu. Samas see ongi selles mõttes väljakutse, et sa pead nüüd vaatama, kuidas see kõigile sobib, et meie bändi suund on ikkagi ju rahvamuusika, et aga kõikidele seal rockifännidele asja me lisasime natukene vürtsi, panime seal kahoniga natuke trummi asja, basskitarr, päris elektrikitarriga asju ei hakanud panema, aga mina arvan, et sai päris mõnus selline suvelik ja selline mõnus folgilik muusika siis uudistele. Aga sõnade poolest pean ma aitäh ütlema oma parimale sõbrale Tauri Husserile. Helissin talle, ütlesin, et Tauri, et nüüd on homseks vaja ja siis tal jäänud muud üle. Hommikul mul oli Facebooki postkastis sõnad olemas. Husser ütles, et sõnu kirjutades lähtus ta sellest, et uudistesaade on hoogne, inimeste keskel ja toob rahva kokku. See refrään sündis küll nüüd täiesti nüüd, kui Andres mulle sellest loost rääkis, et see ütleme siis salm oli olemas, aga refrään tuli küll 5 minutiga ja mõeldes siis TV3 peale ja selle suve peale ja see tuli hõissas saa kohe hopsti. Aga tulemus on väga lahe ja ma usun, et loodame, et ka teile meeldib. Kui TV3 uudiste meeskond seda lugu esimest korda kuulis, ümisesid pea kõik päev otsa, hüüame kõik hei. Ja ilmselt teevad seda varsti ka paljud meie vaatajad. Aga kui ta sünnib üks suvine hitt? Üks kõrvaussi mesterdamine, siis hiti mesterdamine on tegelikult mingite valemite järgi käib. Et igas heas loos on salm, sild, refrään ja ütleme, kui sul on kogemus juba, siis tuleb see asi nagu lihtsalt suhteliselt. Ja ütleme, igasugune kordamine on siuke kõige lihtsam. Valem on korda midagi ja midagi ilusat. Aga tunnuslugu ei ole ainuke uuendus sel suvel. Uudiste saade on oma stuudio püsti pannud Piritale ajaloomuuseumi hoovi. Mul on ülihea meel, et me oleme TV3 uudistega sellel suvel jälle Maarjamäel ajaloomuuseumis, sest meie püsivaataja kindlasti mäletab, et aastaid tagasi me oleme ka siin olnud ja siin on mõnus, palju rohelust ja pererahvas on ka nii superlahke ja tore olnud. Rohkem kui nädal varem algasid eeltööd suvestuudio püstitamise, tehnika paikapanemise ja kogu meeskonnatööga, mis asja juurde käib, et kõik paistaks pärast õige ja ilus. Sven, mis teed siin? Mina praegu igavlen.
ma ei tea, mehed midagi otsivad õiget kaabli otsi, katsetavad, kas kaamera peab olema 10 sentimeetrit ühel pool või teisel pool. Televisiooni elu käib ainult mingi kollaste ja roheliste teipide järgi. Mina muudkui istun. No võiks tööd ka ikka teha ju. No nad väidavad, et see ongi mu töö praegu. Oi suurepäraselt, siit lähevad uudised, inimesed näevad, kui tore meil siin on, nii et tere tulemast. Nii et külastajatele ka, kui siia satute, vaadake muidugi meie saale, aga siis vaadake ka õues ringi, vaadake, kuidas toimub teletöö. Tegelikult see hoov on ju avatud ka ja saab tulla uudistama meie TV3 uudiste väikest suvistuudionurka siin ja võib-olla siit kaadri tagant läbi kõndida. Aga kuidas on olla saatejuhil stuudiost väljas ning minna suvele vastu, olgu vihm või päike, torm või leitsak? Ära seda ka räägi, et kuke. Eelmine vastus ma ju ütlesin juba seda. Ütle lihtsalt, et ma olen õnnelik punkt. Ma olen õnnelik. Õnnevalem on see, kui sa kuuled, mida naised käsivad.